persoonibrändingu puhul hästi oluline ja täna me räägimegi sellest, kuidas ja mismoodi on seotud meie mõtted ja mõttemustrid, kuidas neid enda jaoks võib-olla paremini tööle panna. Täna meil on väga põnev külaline, kellega me kohe saame tuttavaks, aga kui me ei ole veel sinuga virtuaalselt või füüsiliselt kokku saanud, siis paari sõnaga ka tutvustame iseennast. Mina olen Alessia Saue, Goal Marketingi strateegia koolitaja, olen aastaid tegelenud ettevõtlusega ja viimastel aastatel ma aitan erinevatel ettevõttel saavutada nende eesmärke läbi sotsiaalmeedia. Ja minu väga suureks selliseks kireks on persoonibränding ja selle kasutamine müügis ja turunduses, sest ma usun, et äri tehakse inimeste vahel, mitte ettevõtete vahel ja ainult siis, kui me näitame päris seda, kes me oleme, saame me inimestega sellist kontakti, et saame müüa nii meie ideed kui ka tooteid ja teenuseid. Ja minu nimi on Evelin, tere ka minu poolt jälle. Kui me ei ole kohtunud, siis nii nagu Alessia, mina samuti olen hästi pikalt tegelenud müügi ja turundusega ja lisaks persoonibrändingule kõik uued suunad turunduses paeluvad mind, nii et ma olen paar aastat tegelenud ettevõtlusega ja enne seda olnud erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes siis seotud müügi ja turundusega. Aga tänane külaline meil on Karmo Kivi ja kui mina vaatasin, mis on Karmo missioon, ma ei tea, kas see on sul endiselt ka, siis see ühtib tegelikult hästi palju meie omaga, et avastada ja avada inimeste potentsiaal ja me tahame neid ka muidugi tegutsema ässitada. Nii et täna me räägime mõttemustritest, mis on ka hästi palju seotud persoonibrändinguga, aga äkki, Karmo, sa räägid natukene endast ja oma taustast kõigepealt. Kas pika versiooni või lühikese versiooni? Pikk sobib ka, meil ei ole kiiret. Kui me võtame kokku, siis ma olen täpselt samamoodi nagu Evelin, sina ütlesid, et sa oled käinud palgatööl, sa oled oma ettevõtet rajanud, siis mina alustasin ka palgatöölt, nagu me enamus, ma arvan, et alustame. Ja mingil ajal ma tundsin, et minu sees on midagi palju enamat, kui ma nagu siis suudan rakendada seal töö juures. Ja me tegime oma ettevõtte ja nagu öeldaks, kõik asjad tulevad õigel ajal ja 2012 alustasime oma ettevõtet. See oli kusjuures otsemüügi ettevõte. Ja kohe müügid läksid niimoodi lakke ja tulemused olid väga mõnusad ja tekkis selline juba, et ma võingi see palgatöö nüüd kõrval visata. Ja siis tuli valus kukkumine. Ja siis tuli veel magusam tõus. Ja taaskord valus kukkumine. Ehk see käis üles alla ja ma sain aru, et tegelikult mul on mingid oskused nagu puudu vaata. Ja kui me käime tööl, siis me oleme harjunud, et meil öeldakse ette, mida me tegema peame, meil antakse plaanid ette, mis iganes, kõik antakse ette. Ja oma ülemusele nagu sa said tulemusi, siis oli selline tunne, et tahaks puhata ja mängida, vaata, et tehtud ja tööd juba. Ja ma saingi aru, et mul on vaja head juhendajat. Ja ma hakkasin seda otsima ja kui midagi otsid, siis sa teate küll, te olete ka kasutanud Google'it ja ma arvan, et iga inimene, kes vaatab seda, on praegu kasutanud Google'it. Kui sa midagi otsid, mis sealt hakkab välja tulema? Kõik sarnast infot. Ja ma otsisin, rääkisin inimestega ka Eestis, et mul on vaja head juhendajat. Ja kui ma vestlesin inimestega, siis ma sain aru, et ega nad täpselt ei tea, mida nad teevad. Ja siis ma suurendasin, et mõtlesin, miks ma pean Eestist otsima? Ma otsin mõjalt välismaalt. Ja sattusin kogemata vaatama Saladuste filmi. Ma ei tea, Evelin, olete te näinud Saladuste? Jaa, oleme näinud. Ja mina vaatasin ka seda filmi ja mul oli niimoodi, päriselt oma mõtetega, energiad, märgid, särgid. See tundus nagu natuke voodoo, aga nagu päris äge värk. Sest ma olin seda vaadanud 10 aastat tagasi. See oli aasta 2016, kui ma vaatasin seda 2006, ma käisin palgatööl. Minu ülemus oli nii vägev vend, et ta kinkis selle, ma ei tea, kas ta tahtis minust lahti saada, aga ta kinkis selle mulle aga ma ei saanud aru. Ma arvasin, et ta viskab nalja minu najal, vaata, et mis oma mõtetega asjadega saab luua. Ja 2016 see kõnetas mind täiesti, sest ma olin 2012. aastast, mis on nagu otsemüügi kõige suurem minust nagu pluss on see eneseareng, vaata. Et sa hakkad ise kasvama ja arenema. Ja sa hakkad nägema maailma nagu teistmoodi, kui sul siiamaani on õpetatud ja siis sulle öeldakse, et sa oled ajupestud. Mõtlesin, mulle meeldib see ajupesu väga hästi, sest et ma näen asju natuke teise nurga alt. Ja ma tegin otsuse, et ma tahan kokku saada Bob Proctoriga, kes seal filmis oli.
ja mul naine naeris mind muidugi välja, ütles, et Bob ootab sind, aval süli, umbes lillekimp on ka käes. Et kuidas seda kavatsed näha? Mõtlesin, ma ei tea. Aga mõtlesin, ma vaatasin seda saladuste filmi, mõtlesin, täpselt nii, nagu seda räägib. Ma teen otsuse ja asjad juhtuvad. Ja niimoodi siis ma sattusin New Yorki, sattusin läbi oma valikute ja aitasin seal korraldada üht seminari, mille nimeks oli, siis olin vabatahtlik Modern Day Millionaire. Kõlab väga uhkelt ja mõtlesin, ilmselt vaatasin neid esineid, kes olid Michael Beckwith, Laura Langemaa ja kõik need, kes on selle saladuste filmist pärit. Ja olin vabatahtlik ja siis mõtlesin, ma tahaks Bobiga ikka kohtada hirmsasti. Ja teine päev, kui ma olen vabatahtlik, ma läksin hommikul õigeks ajaks Ameerikas, et ma ei tea, teate, ma olen Ameerikas käinud kindlasti. Ja siis ma avastasin, et Ameerikas see kellaaeg on nagu suhteline mõiste nende jaoks. Ja ma läksin kohale, ma olin üks ainukesi inimesi, kes oli vabatahtlikest kohal hommikul kokkulepitud ajal ja Bob istus seal saalis ja küsisin mõned küsimused tema käest ja siis tema küsis palju rohkem küsimusi minu käest. Ja ma sain aru, et ma ei tea üldse mitte midagi oma tulemustest ja kuidas tulemused tekivad. Ma mõtlesin, ma tahan sinuga koostööd teha. Ja sealt sai siis alguse koostöö, ehk praegu, kuidas sõbrad ütlevad, et mõttemustrite muutja ja inimvõimet esile tooja. Ja mulle väga meeldib see tiitel, sest vanasti ma ei saanud isegi aru, kuidas tulemused tekivad. Ma jätan selle eelneva elu kõik kõrvale, sest ma ütlen, et mul on 2 ajaarvamist tegelikult on see ajaarvamine kuni Bobini ja peale Bobi. Et enne seda oli selline ekslemine mööda maailma, vaata. Ja nüüd on nagu kindel siht ja suund ja sa lähed lihtsalt, ütleme. Ja niimoodi ma olen siin toimetanud siis viimased aastast 2017 tegelikult ja ainult tõusutrendis. Aga räägi seda ka, et ma arvan, et paljud teavad seda saladuste filmi ja Bob Proctorit, aga kes ei tea, et äkki sa paari sõnaga võtad kokku selle suure teema niimoodi lühidalt, et mis see endast kujutab, et kes ei ole kuulnud, et siis saab järgi vaadata ja sisunada. Ja ma soovitan kohe kindlasti kõigil seda järgi vaadata. See räägibki, kuidas oma mõtetega on võimalik, kuidas kõik algus saab meie mõtetest, kuidas me saame suunata oma teadvust, alateadvust ja kuidas ära kasutada siis maailmas kehtivaid, mina ütlen universaalseid loodusseadusi ja nende koostööd teha, selleks, et saavutada tulemusi kiiremini, lihtsamalt ja lõbusamalt. Ja no, ma ei tea ühtegi inimest, kes ei tahaks kiiremini, lihtsamalt ja lõbusamalt saada paremaid suhteid, tervist, kehakaalu, finantstulemusi. Ma hetkel vähemalt ei tea väga palju selliseid inimesi, et kõik tahavad midagi. Ja see film võtabki kokku selle siis nagu, mina ütlen nagu dokumentaalfilm tegelikult, et kus on intervjuud siis erinevate inimestega üle maailma tegelikult, kes on saavutanud edu, kes jagavad seda materjali natuke süvitsi asjadest, mitte lihtsalt ei räägi, vaid on seda ka ellu rakendanud, üles ehitanud tegelikult suured impeeriumid, mina ütleks selle peale oma ettevõtted. Et sellest see film ongi. Et soovitan kõigile. Aga mis siis takistab inimesi? Sina oled nende mõttemustrite muutmisega tegelenud, ma saan aru, juba viimased 4 aastat on, et millised on sinu kogemused? Tead, inimesed ei ole enda vastu ausad esiteks. Nad ei teadvusta endale, kus nad on. Nendel on küll mingi ebamäärane, nendel ei ole eesmärk esiteks, see on konkreetne. Ma toon lihtsa näite, et kui Olesja, ma tahan sulle külla tulla, siis ma pean teadma, kus sa elad, mitte mul ei piisa sellest, et ma tulen, ma ei tea, Tallinn näiteks. See on nii ummäärane koht, aga inimesed, ma tahan finantsilist küllust. Mida see tähendab? Ma tahan finantsilist vabadust. Ja mida veel? Mis see tähendab? No ma ei tea, mul on vähemalt arved makstud. Ma mõtlesin, kas sul arved praegu on makstud? On küll, järgmine, sa elad ju finantsiliselt külluses. Ei ela. Ehk inimestel puudub konkreetne eesmärk, aga mis on veel tähtsam, nendel on sisse juurutatud mõttemustrid ja käitumisharjumused teiste inimeste poolt. Ehk kui me sünnime maailma, kui me mõtleme beebi peal, ma arvan, et meil kõigil on lapsed olemas, siis kui me sünnime maailma, me ei oska mitte midagi. Meil pole ühtegi eelarvamust ei asiaatide, mustanahaliste, valgetanahaliste, koerte loomade, mitte mingite asjade suhtes ei ole meil mitte ühtegi eelarvamust. Aga nüüd me sünnime siia maailma ja vanemad hakkavad rääkima. Ega raha ei kasva puu otsas, elu on raske, elu on keeruline ja kõik see, mis tuleb, paneb meid kasti ära ja me näeme maailma väga kitsalt tegelikult.
ja see sama meie harjumused ja uskumused takistavad meil tegelikult isegi unistada, sest ma ei tea, kuidas teiega on, Evelin ja Alessia, aga enamus inimesi ei julge isegi unistada. Minul on selles mõttes hästi vedanud, et ma võin enda vanemad tegelikult näiteks tuua, et kui palju suudavad vanemad laste maailma muuta, et minul hästi vedas sellega, et mul nii isa kui ema tegelikult olid hästi julgustavad, et mul oli selline isa, kes lapsest peale nagu pisikesest peale mulle kogu aeg ütles, et tead, et kõik on võimalik, et kui sa tahad, sa võid saada kosmonaudiks, sa võid saada presidendiks, sa võid teha kõike, mida sa tahad, aga sa pead siis nagu teadma, mida sa tahad ja sa pead selle nimel väga palju tööd tegema. Aga ta kogu aeg kordas mulle seda, et noh, et mis on hästi oluline just nagu pisikeste laste puhul mulle tundub. Ja tegelikult oleme Eveliniga alles paar päeva tagasi rääkinud, et tegelikult eramus inimesi kahjuks ei saa öelda, et meil on nii toetavad ja inspireerivad vanemad ja mul on endal 5-aastane laps ja tegelikult näen seda, et ega temal ei ole piire ja mina nagu näen oma nagu rollina vanemana, et ma ei panekski talle piire ette, et milleks ta tegelikult võimeline on, kui ta usub sellesse ja ta tahab seda saada. Absoluutselt. Aga kui me räägime nüüd nendest inimestest, et nii palju on neid ka, kellel on pandud need piirangud peale, et kuidas seda siis ümber programmeerida, et kus kohas sa siis alustad, et see tundub nagu selline nii suur teema ja nii selline suur hüpe, et mis need sellised nipid oleks, kus siis alustada? Mina ütleks niimoodi, et esimene samm on see, et teadvusta endale, et sul on olemas sees mingi seadistus ja sul on vaja seda seadistust muuta. See on nagu arvuti, vaata. Ma tean, et minu arvuti ei ole võimeline teatud asju tegema ja teatud asju ta on võimeline tegema. Ja inimesena ma pean ka endale teadvustama seda, et mul on mingid programmid, ma oskan näiteks jalgrattaga sõita ja abet ajada ja tualetis käia, seda ma oskan, onja. Aga ehitada võib-olla küllust või rikkust või tervist, onja, siis kas ma ikka tean täpselt, mida ma pean tegema? Ma võin arvata, et ma tean. Aga kui ma ei ole seda kunagi teinud, siis on raske. Ja teiseks ongi see, et hakka mõtlema selle, mida sa tegelikult tahad. Sest inimesed on nii palju oskavad põhjuseid tuua, miks midagi ei saa teha. Aga nad ei mõtle selle, mida nad tahavad tegelikult. Ja esimese sammuna mina ütlen küll kõigile, kellega ma alustan, selgitame välja, mida sa tegelikult tahad, mis on sinu eesmärk, mis on see, mis paneb sulle silmad särama, teeb tuju rõõmsaks, vaata, et sa nagu tõesti nagu lähed kaasa sellega, et mitte täna on jälle üks mõttetu päev. Kohe tõused hommikul üles ja ütled, jess, see on see, mille nimel ma töötan. Et see on nagu esimene lähtepunkt, et otsusta ära, mida sa tahad. Ja kui sa seda ei suuda isegi teha ja sa lepid sellega, mulle väga meeldib, ma ei tea, kas te olete lugenud, suured mõtlemise maagia on, ma ei mäleta, kes autor on, et suurelt mõelda ja väikselt mõelda nõuab täpselt sama palju aega. Aga tulemused on täiesti erinevad. Aga kuna meil on need nii-öelda siis vanemlikud programmid peal või ühiskonna programmid, siis me ei julge unistada suurelt. Inimene, ma ei tea, kuidas teil oli, aga minul räägiti küll, et rikkad on pahad. Rikkad võtavad kõik omale. Ega nad sinust ei hooli. Ja mis ma olen ära õppinud viimase 4 aastaga suheldes üle maailma miljonäride ja miljardäridega, nad on kõige lahkemad inimesed, keda mina tean. Nad on üliabivalmis, nad aitavad sind alati, annavad oma telefoninumbri ja kui sa helistad, nad võtavad vastu ka veel. Mitte on see, võta minu number, ja siis ma ei tea, kes see mees on. Et otsustage ära, mida tahate, esimene samm. Ja pärast seda juba läheb, sa pead sellega muutuma nagu emotsionaalselt seotuks. Ehk üks asi on meil see, et me ütleme nii, et kui me teame, et teadvuse tasandil või inimesed suudavad mõelda, et tahaks nagu midagi, vaata, see on see üldine, hästi üldine selline, siis see on unistus tegelikult. Mulle väga meeldis, mis sa ütlesid, vaata, sinu vanemad ütlesid, et sa võid saada kosmonaudiks, ma ei tea, lauljaks, tantsijaks, kelleks iganes sa tahad, aga see on nagu sinu otsust ära, kuhu sa lähed esiteks. Ja teiseks, see mulle ei meeldinud väga, mis sa ütlesid, et raske töö on. Et edu ei ole kunagi raske töö tulemus, edu on targa töö tulemus. Et kui me teeme targalt tööd, siis me saame saavutada tulemusi palju kergemini, sest me kasutame ära teiste inimeste teadmisi.
ja mis aitas mind ka nagu nüüd siis erinevad ettevõtted üles ehitada, ongi see sama asi, et ma võtsin oma käsutusse teise inimese teadmised. Kui Bob on praegu 85, Bob Proctor, siis ma võtsin tema info, mida ta on kogunud 50, tol hetkel oli ta 56 aastat kogunud seda infot, rakendanud, testinud, katsetanud ja nüüd ma tänu selle hakkasin tema koostööd tegema. Ma sain kogu see info oma kätte. Aga ei piisa ainult infost, tuleb ka rakendama hakata. Ehk kui ma istun kodus, no ma ei tea, ma loodan, et meil ei ole ühtegi sellist kuulajat, kes istub kodus talvel, kui õues on -15 kraadi, tuba juba külm, ta istub seal ahju ja muudkui mediteerib, soe tule siia. No ei tule, noh. Kõigepealt on vaja sinna kaaminasse puud panna või ahju, siis on vaja tikku tõmmata ja siis tuleb soe. Et hakkame tegutsema, nagu sa ütlesid, et tuleb tegutseda ka vaata. Et ei piisa ainult sellest, et ma tean, et ma tahan midagi, aga ma ei tee mitte midagi. No see on see ka, millest meie Oleisiaga hästi palju persoonibrändingu puhul räägime, et see, et kui sa tead, mis su DNA on, kes sa oled, mis su kirg on, mis su silmad särama paneb ja mis su eesmärk on, et siis sa saad ka ükskõik milles, eks ole, edasi liikuda, et ilma selleta on väga raske, et siis sa kuhugi sõuad, aga väga aeglaselt kuhugi jõuad. Absoluutselt ja mulle väga meeldib, kui te lähete kuskil poodi või teenindavasse sektorisse, siis on inimesi, kes säravad, naudivad, suhtlevad ja sa ostad asju, mida sa isegi ei tahtnud osta. Ja siis sa lähed teise poodi, kus sa tahad ühte asja osta, mis sa tead, aga see teenindaja suudab nii ebamugavalt sind tundma panna, et sa ei taha isegi osta seda asja. Et leidke tõesti oma kirg üles, mida te armastate ja keskenduge sellele ja hakake tegutsema. Sest ilma tegevuseta ei juhtu mitte midagi. Ja minust on nagu kõige suurem vahe, ma arvan, et ise ka kindlasti märkan seda elus kõik, kes vaatavad ja teie ka, Oleisia ja Evelin, et kõige suurem vahe on teadmiste ja tegevuste vahe. Et kui ma tulen näiteks Evelin ja teie koolitusele ja saan kõik selle info, üliägeda info, ostan selle raamatu välja, siis ma loen, aga mitte kordagi ei rakenda seda. Ja ma saatun Evelini kokku ja ütlen, ma tean, mis ma pean tegema, ma tean. Kas sa teed ka? Ei ole veel hakanud tegema, aga mul on raamat olemas. Mis sest kasu on siis? Hea küsida, et sul on ju meie raamat detsembrist alates olemas, et mida sina oled persoonibrändinguga seoses enda ellu kasutusele võtnud? Ja ma ei oskagi nagu välja tuua eraldi, mis ma tänu sellele olen võtnud, aga ma tean, et ma olen nagu seda brändingut ja persoonibrändingut kasutanud. Mis see bränding tegelikult on, see on enda mina pilt, vaata, kuidas sa ise ennast näed ja kuidas sa tahad, et teised sind näeksid. Ja kui ma hakkasin eelmise aasta maikuust, ma arvan, tõsisemalt nagu tegelema sotsiaalmeedias, siis Facebookis, Facebook live'idega ja asjadega, ja see sihikindlus ja järjepidevus, mis on 2 võtmetegurit igas äris, vahet ei ole millises, siis sa jääd silma, inimesed hakkavad sinu poole. See ongi nagu, et mulle väga meeldis, mis Bob ütles ühel treeningul, mis oli nüüd mai alguses minust. Ta ütles, et võimalused ei peitu mitte selles, mis sa saad, vaid võimalused peitavad selles, mis sa annad. Ja kui me iga päev anname välja nagu ühte asja, ühte ja sama asja kogu aeg, see on energia. Me anname välja endas, meil on massi energiat. Ja me anname välja iga päev energiat, kas head või halba. Ja ma arvan, et me kõik oleme kogenud, vahest on mõni siuke nagu hea päev ja teine nagu ei ole päris nii hea päev. Ja ma arvan, et kõik inimesed on ka seda kogenud. Ja sel päeval, kui on see halb päev, siis just kui kõik asjad lähevad viltu. Nii kaua, kui sa mingi rõõmuse hetk tuleb päevas ja nüüd sa järsku muutud rõõmsaks. Ma arvan, et teil on see hea vaata. Ma arvan, et te saate omavahel rääkida, et kuule, mul ei ole täna hea päev. No tee siis heaks, on ju. Aga enamus inimesed mossitavad, ilma nad kellelegi räägiks seda ja siis nad mossitavad mitu nädalat ja mõni inimene kannab veel seda viha ja vimma ka teise inimese vastu umbes aastaid, on ju. Siis ta imestab, et ta ei saa tulemusi. Ehk see on negatiivne energia, laske lahti. Aga on sul mingisugune nipp, et lihtne on öelda, et laske lahti, aga et kui on mõni kuulaja, kellel on, ma ei tea, ta ei oska kuidagi ette võtta sellega, et mida tal tasuks teha? Mida tal tasuks teha? Hommikul tõustes kindlasti minust on üliäge mõelda selle peale, mille eest sa oled tänulik. Tänulikkus.
enamus inimesi, nad võivad teha kõiki asju väga õieti. Nad võivad isegi tegutseda ja toimetada ja mõelda positiivselt. Aga kui nad teevad lihtsalt tegevuse pärast, aga ei ole tänulikud selles, mis nendel on, vaata, siis nendel ei anta ka midagi väga. Ja kui nad saavutavad selle, siis see ongi raske töö tulemus, siis ta ei suuda seda nautida enam. Siis ta on väsinud kogu aeg. Kui me hommikul tõuseme, mõtlen, issa, mille eest ma tänulik olen? Imeline päev on täna. Vahet pole, mis seal väljas tuleb. Imeline päev on täna. Kas vihma või päikest. Ja see on tegelikult selline mõnus harjutus, igaüks võib seda kodus teha. Tõusta hommikul üles, võtta oma laeg ja kirjuta, ma olen õnnelik ja tänulik, et mul on silmad, jalad, vaata. Ma ei tea, millal viimati keegi vaatajatest mõtles, et issa, ma olen nii õnnelik, et mul on käed küljes. See tundub nii igapäevane asi, aga võta nüüd käed ära, proovi nüüd hakkama saada. Eks sa oled pisiasjade eest tänulik ja paned kirja umbes 5 asja, mis sul juba olemas on, mille eest sa oled tänulik, näiteks pere ja mugav tool, mille peal sa istud praegu ja hea auto ja oled nende eest tänulik ja nüüd võtad 5 asja, mida sulle veel ei ole. Ja oled nende eest tänulik. Ja see on see koht, kus inimene mõtleb, Karmo, kas läksid hulluks või? Kuidas ma saan nende asjade eest tänulik olla, mida mul pole? Aga see ongi see, et kui me mõtleme loomusprotsessi peale või ütleme mõtted, tunded ja tegevused, siis ennem, kui sa liigud tegevusse, peab sul olema mõte sellest asjast, sul peab olema hea tunne sellega seoses ja nüüd sa liigud tegevusse. Ja siis tulevad ka tulemused, ehk sa ette oled juba tänulik, ennem kui sa liigud tegevusse. Tänutundega lähed tegevusse tegema. Aga inimesed nagu, ma pean seda tegema. No, mul ei ole ükski päev selline, ma pean seda tegema. Ma tahan seda teha. Ja kui ma ei taha, siis mõtlengi, et täna ma lähen lastega õue mängima. Et see siis kas siis vale tundega ei peaks üldse midagi tegema? Enne kui sa midagi teed, liiguta oma energiat ehk pane muusika peale, ma ei tea, laula, kui tahad, tantsi, mine jookse, pane oma energia uuesti õigeks. Sest kui sa teed lihtsalt nagu sellise, te olete kindlasti kuulnud, kui helistab mingi müügi esindaja kuskil teile telefoniga. Tere, mina olen ja sa tajud ära, et tegelikult lihtsalt teeb seda rutiinset tööd. Ja teine inimene helistab sulle, tere Karmo, kuidas sul läheb? Hästi. Tead, oled sa kunagi mõelnud, et sinu telefoniarved võiksid olla väiksemad? Olen küll mõelnud. Mina olen Elisast või ma ei tea, Tele2-st või mis meil veel siin on, et Telia või? Ja ta on võitnud minu tähelepanu ja ma hea meelega suhtlen temaga. Et ükski müügiinimene ei tohiks minna müügitehingut tegema või kõnesid tegema halva energiaga ja ise mitte fännates seda, mida ta teeb. Ja ma olen ka täiesti 100% nõus, et kõik see positiivne energia toob nii palju tagasi. Ma arvan, et kes seda kasutavad, need on seda hästi palju kogenud ja teavad. Aga sa rääkisid enne veel Bob Proctorist, et kuidas tema 56 aastat siis nii-öelda oma teadmisi kokku kogus ja katsetes ja testis, et 56 aastat on hästi pikk aeg, on ju. Ja ütleme, et ta on kirjutanud raamatuid ja igat moodi nii-öelda igal pool esinenud ja väga palju on neid teadmisi, aga kas on mingisugused sellised kõige olulisemad asjad, mida lisaks selle filmi vaatamisele meie kuulajatel tasuks veel, ma ei tea, läbi teha või lugeda või kasutusele võtta? Mina ütlen niimoodi, et kogu selle maailma saladused on peidus raamatutes tegelikult. Aga üks asi ongi, et ärge lugege raamatu lugemise pärast, vaid proovige sellest raamatust aru saada, mida te loete. Ärge tormake, et ma pean läbi lugema 2 või 3 päevaga või nädalaga selle raamatu. Bob Proctor on näiteks lugenud ühte ja sama raamatut ja ma pean teda väga targaks inimeseks, mida on ta lugenud nüüd 59 aastat, sest need 3 aastat tagasi ma sain nagu tuttavaks ja praegu on 59, ja siis 59 aastat on ta lugenud raamatut Think and Grow Rich. Eesti keeles on ka see raamat olemas, mõtlemist muutes rikkaks. Tõlge võiks natuke parem olla, ütleme, aga põhimõtted on kehtivad.
ehk seal on välja toodud 13 erinevat põhimõtet, mida tuleks rakendada. Äri ehitamisel, sissetulekute kasvatamisel, tegelikult kehtib see ka siis suhte kohta, tervise kohta, absoluutselt iga asja kohta. See on 13 põhimõtet, mida rakendades tulemused tekivad või ei teki, vaid sa lood tulemused tegelikult järjepidevat, järjekindlusega vaata. Ja need on need, mina lugesin ka seda raamatut aastal 2012, ma ei saanud aru, mida ma lugesin. Päriselt ka ma ei saanud aru raamatust. Seal ongi hingejõud ja piiritu mõistus ja mõtlesin, mis asjast ta räägib nagu. Et ma ei saanud aru. Ja kui ma lugesin ingliskeelset ja kui ma nagu õppisin ära selle Bob Proctoriga hakkasin õppima, ma nimetan seda kriipsumehikeseks stick person. Siis see on joonis meie mõistusest, sest me proovime muuta midagi, millest meil pole õrna aimdust ka. Kui ma ütlen, et mõelge oma auto peale, teil tuleb pilt silme ette. Kui mõtle oma lapse peale, sul tuleb pilt silme ette. Kui mõtle oma mõistusest. Ma ei tea, Olesja ja Evelyn, milline pilt teil nüüd ette tuleb? Mõtle oma mõistusest. Tuleb pilt silme ette. Ainult pilt tuleb, jah. Aga ma tegelikult olen siin täiesti nõus ja selle raamatuga mul on täpselt samasugused kogemused. Mul on seda raamatut kinkinud, ma olen 15 aastat tagasi Indias üks India arst. Lugesin seda läbi ja ma nüüd hiljuti lugesin seda uuesti ja ma päriselt ka esimene kord ei saanud üldse aru, millest jutt käib ja see mõju nagu tegelikult see teine kord, ma olen vahepeal kaasat nagu sirvinud ja vaadanud, ja mis mind nagu hämmastas, tegelikult see raamat on aastal 1936 või isegi nagu veel varem on nagu kirjutatud, et kui palju seal, ka just praegu tegelikult selle koroonakriisi nagu koha pealt, kui palju seal tegelikult on selliste asja, mis on nagu nii 100% asja kohane. Absoluutselt. Mina ütlengi, et vaata need, kui me rääkisime alguses universumi seadustest või loodusseadustest, kuidas iganes me tahame nimetada, gravitatsiooniseadust on kõige lihtsam aru saada inimestele. Me kõik teame, et see on olemas. Me ei roni kunagi pilvelõhku katusele ja hüppa sealt alla. Arvates, et me hakkame lendama. No ei hakkana. Me teame seda. Aga kogu meie tulemused on ka tingitud tegelikult siis nendest seadustest, mis kehtivad. Ja kui me õpime neid kasutama, tänu sellele, et teatud inimesed leiutasid välja, kuidas gravitatsiooniseadusi eirata või ära kasutada, on meil lennukid olemas. Aga mina arvan, et mul ei oleks sellist järjepidevust olnud, et seda nagu tahta üldse, ma ei oleks selle peale tulnudki võib-olla. Et need inimesed ongi, nad on teisiti mõtlejad. Ehk elus saavutavad erakordseid tulemusi inimesed, kes mõtlevad teisiti. Ja kui mõtleme kas või nende lennuki vendade peale, siis vennad Vaitid, siis nad tahtsid lihtsalt reisida ühest kohast teise kiiremini. Ehk mugavus. Kõik leiutised, mis meil on tehtud, on nii mugavus. Me loeme oma meile, ma ei tea, mida me teeme kõike telefonis, suhtleme üle maailma, veebikaamerate asjadega. Kas keegi oleks sellist asja ette kujutanud 20 aastat tagasi? Mina küll ei usu. 10 aastat tagasi vast mitte. Absoluutselt. Ehk, kui sa ütlesid, vaata Olesja ka, et sa lugesid raamatut, siis ongi, et see info on ju sama seal raamatus. Aga meie arusaamine sellest materjalist on hoopis teine. Tänu sellele tööle, mis me oleme teinud vahepeal, mida mitte keegi teine pole näinud peale meie enda. Ja inimesed tahavadki kiireid tulemusi. Selle asemel saad aru, et armastage seda protsessi sinna lõppsihtkohta. Ma ei tea, kui lubatakse jälle naisega tantsida kuskil, vaata, siis ma ei tahaks, et oleks lõpuakord, ma tahaks ikka, et algusest lõpuni tantsida, vaata. Ja selle osas me oleme ka nõus. Aga räägi, on sul veel mingeid ägedaid raamatuid, mida sa soovitaksid peale selle, et me alati jagame siin raamatusoovitusi ka? Absoluutselt. Üks raamat on kindlasti mõtlemast muutus rikkaks, on ja? Teine, mida ma soovitan, on suurelt mõtlemise maagia kohe kindlasti. Siis on Teie alateadvuse jõud, mis on ülilahe. Eesti keeles on ka olemas see raamat, aga mina tean seda ingliskeelset pealkirja on Feeling is a Secret, Neville Goddard. Ma ei tea, see on eesti keeles olemas, aga ma jään sulle vastuse võlgu. Keegi ütles ka, et ta leidis selle kuskilt eesti keelse tõlke isegi. Ma ei ole lugenud ise. Kui ingliskeelsestest raamatutest võtta, ma mõtlen, siis on, kusjuures, kui me räägime brändingust ja enda imidžist, vaata, siis ma soovitan Stella Adler
tal on raamat The Art of Acting. See on selline Stella Adler koolitas Marilyn Monroe'd ja kõiki neid teisi tuntud inimesed olla hetkel, et see on ka väga vana raamat. Aga ta töötab, sest ta tegeleb inimesega. Ja inimestena oleme kõik samamoodi jäänud nii, nagu me olime 100 või 1000 aastat tagasi, kui me seal kuskil džunglis kargasime ringi. Et meie mõtted töötavad samamoodi, keha on ka enam-vähem samasugune, no natuke võib-olla on närbunud võrreldes sellega, mis oli kunagi, aga me töötame samamoodi. Ja üks on veel müügiinimestele, ma soovitan, on Frank Bettcher. Ja see on raamatu nimi on How I Raised Myself from Failure to Success in Selling. Ja ma kirjutasin need üles ja ma jagan neid meie kuulajatega pärast ka. Ja loomulikult Bobil on endale hästi palju, mitte palju, ma ei ütleks, et on raamatuid. Kõige vanem raamat on tal You Were Born Rich, mis on Bob Proctori enda raamat. Selle saab tasuta alla laadida ka täiesti tema enda koduleheküljelt. Minu kodulehel praegu ei ole veel seda üleval, sest mul on koduleht uuendamisel. Ja Art of Living on Bobi enda raamat, mida ma soovitan kindlasti tellida. See on Art of Living, see on tema seminaride kokkuvõte. Ja kui seda raamatut lugeda, see tundub nagu napakas, et miks ma peaksin ühte raamatut mitu korda lugema. Aga läbi selle sa sisendad oma alateadusesse uut infot kogu aeg. Meil võivad olla kõik teadmised, aga kui meil info ei jõua alateadusesse, siis tegelikult ei muutu mitte midagi, vaata. Ehk meie teadvus vastutab meie teadmiste eest, aga alateadustegevuste eest. Nii et ma näitan seda kriipsujukut ka, kui ma leidsin siit ühe moona. Selline, näete, kriipsujuku. Mina tões tippperson. See on selline, ta tuletab mul meelde, et on olemas teadvus, alateadvus ja keha. Teadvuse tasandil me mõtleme, alateadvus on emotsionaalne ja keha on sagedus. Ehk ta on kogu aeg saab kaasas olla, sa saad teda vaadata, meelde tuletada omale ja kui sa hakkad sellest aru saama, mul on igal pool selline suur joonis A4, kus on positiivsed emotsioonid, negatiivsed emotsioonid ja siis mis tulemus on, kui sa mõtled positiivset ja kui sa mõtled negatiivset. Nii et need on mul kodus üle maja igal pool, poiss naerab juba, et kuhu sa veel tahad neid panna, mõtlesin, et ei rohkem piisab vist tänaseks. Aga väga hea, et sellest hakkasid rääkima, et ma tegelikult just tahtsin küsida su käest, et me nagu enamasti 95% oma ajast tegutsemegi autopiloodi peal, ja selle alateadvuse muutmine eeldab sellist väga konkreetseid samme, igapäevaseid samme, mida me peaksime tegema selleks, et see muutus toimuks. Sul on mingid konkreetsed rutiinid, mida sa ise kasutad, mida sa soovitad klientidele ja meie kuulajatele. Absoluutselt. Üks asi, mida ma iga kord ütlen inimestele, kui sa tõused üles, esimene asi, mida tavaliselt inimesed teevad, ma ei usu, et väga paljud lähevad kohvi jooma, enamasti minnakse teatud kohta nimega tualett. Siis kui sa seal oled juba, vaata peeglisse ja tunne enda üle uhkust, issand, kui äge vend ma olen või naine või laps või, et ma olen nii äge, see on kõigega hakkama. See on see sama, mis Evelin sulle isa ütles, sa saad kõigega hakkama. Ja sa sisendad seda enda kogu aeg. See on autosugessioon. Autosugessioon ei ole mitte midagi muud kui iseenda mina mõjutamine. Et sa hakkad sellesse lõpuks ise ka uskuma. Alguses sa ei usu seda. Kui Bob Proctor, et Karmo, sa võid tulevikus ka minust mööda minna, siis mõtlesin, et hea nali on. Aga nüüd sa hakkad järjest rohkem tegutseda ja teed ja usk kasvab. Sa lähed hommikul ja ütled, Bob, mul on hea meel, et ma sind tundsin ja tunnen siiamaani ja me saame koos teha asju. Aga sa tunned, et sa oled võrdväärne partner juba temale ja tema meeskonnale. Alguses me ei usu neid asju. Ja kui ma tulen, see kõlab mõne inimese jaoks, et kuule, see on aja raiskamine, Karmo. Aga kui sa tuled laua taha hommikul või lähed kuskile, mina soovitan võtta omale, mul on selline märkmik. Ja ma iga hommiku kirjutan siia oma eesmärki. Ma kirjutan seda siis 2 lehekülge. Üks on parema käega, teine vasaku käega. Ja kui sa teed seda 90 päeva, siis usu mind, sinu paradigma või sinu uskumuste ja harjumuste kogum, sinu alateadus hakkab sulle täiega vastu. Sest see on kuninglik lahing sinu sees, et sa hakkad muutuma, ära tee seda rohkem.
et kui sa seda hetke tajud ära, et mis mõttes ma täna ei kirjutanud, ma lähen kirjutan kohe ära, vaata. Aga räägi ka, et miks parem vasaku käega? Miks? Sest meie aju ehitab uusi aju- ja närvirakke ja ajuteid. Kui ma teen, mul on tavaliselt, ütleme, mina olen paremkäeline. Olete tähelepanu, kui sa, Evelin, sina oled parema vasaku? Parema käeline, siis proovi vasaku käega hakata nüüd iga päev hambaid pesema. Või iga päev kirjutada vasaku käega. Ja ühel hetkel sa märkad, et sul tulevad ideed ja mõtted tuleb palju kergemini. Ja ma olen seda teooriat hästi palju nii-öelda lugenud ka, et sellepärast ma üritan mingisuguseid asju teha, et soovitatakse isegi, ma ei tea, vannitoas mingid asjad panna vasakule poole, et kui sa kasutad seda vasakut kätt rohkem, et siis kogu see kreatiivsus ja see pool ka nii-öelda areneb rohkem. Absoluutselt, et me peamegi ennast teadlikult sundima tegema ebamugavaid asju. Teadlikult. Aga inimesed ju ei taha teha ebamugavaid asju, inimesed ei taha riske ka võtta. Milleks riskida võtta? Hea turvaline elu ju. Ja siis me proovime niimoodi, minu on alati tasakesi samm-sammult surma poole. Jumala eest, et me väärataks. Ma ei tea, palju teie, mina olen teinud, mõtlen elu jooksul ikka päris palju igasugused korralikke apse, ja nendest ma olen õppinud vähem midagi. Ja meie ka, me oleme väga suured apsude sõbrad, sest et sellest õpib lihtsalt. Absoluutselt. Me ei õpi sellest, kui me oleme edukad, me õpime sellest, kui me teeme midagi valesti. Nüüd analüüsime seda, teeme teistmoodi ja saame tulemusi. See toob mind selle koha juurde, mis mulle väga meeldib alati öelda, et me nagu koolisüsteemi asi toetub selle, et paneme infot peale vaata inimestele. Aga tegelikult peaks tooma inimestest info välja. Ehk me peaksime seest elama välja, mitte väljast sisse. Aga kuna meid on koolis õpetatud ja vanemad on õpetatud, kuula, vaata, ära unista. Siis see on meil nagu juurdunud ja me ei julgegi enam unistada. Ehk me elame kõik, keegi ütleb, et Evelin, sa täna ei näe üldse hea välja. Mis mõttes nagu? Lähed tigedaks hoopis, on ju. Selles on mõtled, huvitav, kas ta on silma nägemine kehvaks jäänud? Me ärritume pisiasjade peale, mida pole vaja. Selle asemel, et vastata asjadele. Väga huvitav vaatanud, mis sa nii arvad? Ma ei tea. Inimesed, aga meil on olemas tegelikult 6 võimet, mida ma soovitan kõigil hakata uurima, kui te ei ole seda veel teinud. Meil on olemas kujutlusvõime, kaasasündides antud täiesti tasuta. Meil on olemas arutlusvõime. Me võime luua erinevaid ideid ja arutleda, kuidas seda teha korda saata seda asja. Meil on antud tahe. Ja tahe ei ole selleks, et vägisi teha midagi, nagu inimesed arvavad, ma pean selle ära tegema. Sa pead hoidma seda pilti, mida sa tahad oma teaduses ja tahtejõud on selleks, et seda kogu aeg seal hoida. Mitte selleks, et vägisi teha asju, otsusta ära, mida sa armastad teha ja tee seda. Ja hoia seda pilti lõpptulemusest oma teaduses kogu aeg. Siis sul on antud intuitsioon. Olete te kunagi õue läinud ja tundnud, et peaks vihmavarju võtma? Ei võta. Siis sa oled seal õues, hakkad tagasi tulema ja vihm hakkab sadama. Intuitsioon ütles sulle, võta see paganama vihmavari. Aga sa eirasid seda. Ja tihtilugu meile antakse nagu mingi mõtted ära vaata. Ja me eirame seda. Aga tegelikult see intuitsioon on kõige kiirem tee sinu soovitud tulemuseni. Aga me eirame seda. Ma toon nii lihtsa näite. Ma elan Pärnus ja ma hakkasin üks päev minema Tallinna. Mõtlesin, et okei, ma lähen siit otse niimoodi, et siis ma ei pea valgusfoordi juurest läbi minema. Aga intuitsioon ütles, et mine ikka teist teed. Ma ütlesin, ei, no lühem teen ju seal. Ja läksin seda teed pidi, siis oli teeremont. Ehk ma pidin tagasi tulema, ikka minema sealt teed pidi, mis mul sisetunne ütles enne. See oli minule hea õppetund taaskord, Karmo, kuula seda asja. Siis meil on antud veel, mitu me jõudsime nüüd? 4 on kirjas. 4. Mälu. Meil on olemas imeline mälu. Ja inimesed arvavad, see on selleks, et meenutada minevikus juhtunud asju. Ei ole. Kui me paneme silmad kinni ja kujutleme, et me oleme näiteks, ma ei tea, Kariibidel või oleme siis Alaskal või kuskil seal külmas, siis meil tekib mingi pilt ette. Paneme silmad kinni, me oleme oma kodus tegelikult kujutame ette, tekib pilt ja me nagu oma vaimu silmas või kuidagi, me oleme nagu oma kehast eraldunud, me oleme hoopis teises kohas.
Ja nüüd oma kujutluses me saame luua mälestusi. Ja tänu nendele mälestustele me saame liikuda edasi elus. Aga meie oleme keskendunud mälestustele, mis on negatiivsed ja minevikust. Ja siis viimane asi on, mina ütlen selle kohta vaatenurk või ettekujutus asjadest. Meil on teatud vaatenurka asjadele. Perception inglise keeles, ehk meil on vaatenurk asjadele. Kuidas me midagi näeme? See on halb, see on hea. Tegelikult ei ole ükski asi ei hea ega halb. Meie anname selle asjale värvingu oma sõnadega või oma mineviku kogemustega. Ja minu arust ongi see nagu hea mõelda alati, et see on, mis see on. Ma rääkisin teile enne loo ära, ma teistele ei räägi, aga selline olukord oleks mind vanasti, ma arvan, väga närvi ajanud. Nüüd ma lihtsalt leidsin lahenduse, sest see on, mis ta on, mul on vaja lahendust, las ta läheb, ma leian lahenduse, asi on tehtud. Mis iganes teie elus juhtub, see lihtsalt on. Ja ärge sellesse kinni jääge. Et õppige neid kuute võimed kasutama ja automaatselt märkate, kuidas tulemused paranevad. Need on meil kaasa sündides kaasa antud. Meil ei ole neid arendatud ei koolis ega ülikoolis, kuskil on nendest räägitud. Mul on poiss, 14, ma küsin, kas teil koolis on räägitud sagedustest, energiatest, mõttejõust? Ta vaatas mulle otsa. Ja on nali, kole. Ja ta on minuga koos nüüd õppinud seda materjali 3 aastat tegelikult. Ja ta läks üks päev palli viskama, mingi võistlused olid. Palju sa tahad visata? No ma pole mõelnud. Ma ütlesin, et ütle ära, mis sa tahad. No 50 läks täis visata. Tuli koju. Kuidas läks? Sain teise koha. Mõtlesin, miks siis? Teine viskas 52 meetrit. Ma küsin, sina viskasid 50,40. Mõtlesin, aga sa ju ise soovisid enne, kui sa läksid võistlustele, et sa viskad 50 meetrit. Said. Miks ma ei võinud öelda 53? Karmo, sa rääkisid nüüd nendest 6 võimest, siis energiast ja selle sageduse tõstmisest on ju ja samamoodi, et kuidas oma mõtteid ja mõttemustreid natukene ümber programmeerida, aga kui suur roll on nendel inimestel meie ümber? No ütleme nii, et ülisuur roll. Mina ütlen alati, selle ma õppisin ära, siis ma ei saanud aru sellest tähendusest. Ma käisin Orlandos koolituse siis, kui veel normaalsed ajad olid, vaata, sai lennata teha. Ja seal oli üks mees, oli laval ja ütles, et mulle tundub, et inimesed ei saa aru asjadest. Igal koolituse peaga räägitakse, et 5 sinu lähimat sõpra määravad sinu tulemused. Ma ütlen seda natuke siis teistpidi. Kui sa ümbritsed ennast 5 pankrotis oleva inimesega, ma garanteerin, et sina oled 6. Sest miks me oleme ümbritsetud nende inimestega, kellega me oleme ümbritsetud, meil on mugav nendega olla. Me oleme samal sagedusel. Ja nüüd, kui näiteks ma toon lihtsalt näite, Evelin, sa oled näiteks, ma arvan, et sa oled juba muutus läbi teinud päris suuresti oma elus ja kindlasti teed veel, aga kui sa hakkad nagu suhtlema, nagu arenema, kasvama, ise toimetama, tegema, siis ühel hetkel tunned, et mõningate inimestega ei ole midagi rääkida. Nad räägivad sulle hiina keelt vastu, sa ei saa aru, mida nad räägivad. Nii et kui te hakkate ise kasvama ja arenema, siis ärge heituge sellest, kui võib-olla sõpruskond vahetub või aga inimesed nagu hoiavad seda sõpruskonda nii väga vaata. Nad ei taha seda lõhkuda ja nad ei saa aru, et tegelikult see hoiabki neid seal kinni. Nii et Evelin, väga suur roll on nendel inimestel, kes me ümber on. Ja ma toon ka näite, kui ma 2012 alustasin oma ettevõtet, alustasime naisega, siis ma arvan 2018 ema lõpetas, see 2018 lõpus kuskil ema lõpetas küsimus, et millal sa normaalse tööle tagasi lähed? Ta ülimalt toetav oli. Ma loodan, et sul ikka läheb hästi, aga siis inimesed mõtles, millal see mees nüüd normaalsele tööle tagasi läheb. Tema jaoks oli normaalne töö siis 8 või 9 5. See oli tema vaatenurk elule, mitte minu oma. Aga kelle vaatenurk on siis muutunud, et ma saan aru, et te ikkagi naisega olete koos endiselt? Absoluutselt. Meie oleme naisega koos, me oleme läbi käinud vedelest ja mudamülgastest ja igalt poolt nende aastate jooksul. Ja nüüd on nagu hea nautida seda, midagi vilja, mis tegelikult koos arenemise, mina ütlen, koos arenemine on ülitähtis vaata. Ja samamoodi see üksteise toetamine, sest tegelikult kujuta ette, kui teie Evelin ja Olesja saate kokku ja teate mõlemad heas energias, siis teil see võimsus on nii palju suurem kui üksinda tehes.
et tulemused lihtsalt nagu tulevad, lihtsalt tulevad. Kui te kaasate veel 2-3 inimest, see on nagu patareid, vaata, üks patarei ei pane puldi autot sõitma. Paned sa sinna, ma ei tea, pannaks vist 4 või 5 tükki sisse, järgmise auto hakkab liikuma, sest on nii palju võimsust. Kui inimestega on täpselt sama asi, kui inimesed töötavad ühtses, ma ütleks, et ühtsed mõtted, ühtsed eesmärgid, siis see energia on nii palju suurem, et asjad juhtuvad palju kiiremini. Nii et minu arust on see nagu ülilahe ja ma arvan, et see teekonna nautimine, ma rõhutan kõigile, nautige teekonda. Et see on nagu ülioluline ja loomulikult, kui teil on vähegi tahtmist ja viitsimist ja pühenduda asjadele, siis on ju erinevad seminarid, koolitused. Mina ütlen, minu soovitus on kõigil inimestel, võtke omale hea juhendaja. See ei pea olema mina, see võib olla ükskõik kes, aga keegi, kes on nagu teab ka, mida ta teeb, ise saavutab tulemusi ja ta tugineb nagu just sellele inimolemusele, vaata. Sest ütleme, müügistrateegiad on üks asi, aga kui ma teen neid, ma olen näinud nii tihti, vaata, 2 paari, toome näite, Pärnus on 2 paari kõrvuti, üks on üliedukas ja teine ei ole ja mõlemad teevad peaaegu samu tegevusi. Siis ongi, et ühes on see omanikul nagu halb energia, ta tahab ainult raha teenida. Aga ta ei taha midagi vastu anda väga. Teises pool keegi mõtlegi selle saamise peale, tehakse rõõmuga, nauditakse, võib-olla mingid ise seal paari omanikud kohal ja paar õitseb. Et puhtalt nagu energiatega toimetamine ma jätlen selle peale. Väga põnev, mida sa räägid ja ma 100% nõustun sinuga, et ma lisaks nagu siia veel juurde, et miks me tahtsime just persooni brändigu kontekstis sinuga sellest rääkida. Me oleme Eveliniga hästi palju erinevaid uuringuid läbi töötanud ja ühest uuringust me räägime praktiliselt igal võimalusel, mis räägib sellest, et tegelikult 85% inimestest ei naudi seda, mida nad teevad igapäevaselt ja me oleme jõudnud arusaamiseni, et võib-olla selline nagu esimene samm, nagu mida peaks üldse tegema selleks, et sa saakski nautida seda, kus sa oled, ükskõik kus sa oled, kas sa laod kive või töötad baaris, on aru saada, et kes sa siis päriselt oled, mida sa siis päriselt tahad ja sa võid olla siin selles kohas, nautida seda, mida sa teed, järgmine kuu sa oled kuskil edasi liikunud, et see selline tegutsemise rõõm tuleb ikkagi sellest, et me ise saame aru, et mulle meeldib üks asi, Evelinile meeldib teine, sulle Karmo meeldib teine, kolmas, et me teaksime, julgeks vaadatagi iseenda sisse ja mõtleks, et mida me siis päriselt tahame, mitte ema, mitte õpetaja, mitte abikaasa või lapsed, aga meie ise. Ja, absoluutselt olen sinuga nõus. Sest mulle väga meeldis, ma ütlesin, vaata, kui ma kohtusin Bob Proctoriga, siis ta küsis paar küsimust ja üks nendest küsimustest oli tegelikult mind šokeeriv tol hetkel vähemalt. Ta küsis, Karmo, kes sa oled? Ütleski, et sa tahad paremat olema? Absoluutselt. Muidu ma ei oleks siin praegu. Ma ütlesin, et ma tean, aga ütle, kes sa oled? Ma mõtlesin, okei, ma olen isa, ma olen abikaasa, ma olen mees, ma olen ettevõtte omanik ja nii edasi. Siis ta vaatab mulle otsa, need on tiitlid. Kes sa oled? Ja mõtlesin, ta on 85, kas ta hakkab natuke, isegi ei praegu 82 oli. Siis ma mõtlesin natuke, teate küll, me oleme näinud vanemad inimesi, kes natuke päris nii selged ei ole. Mõtlesin, et järsku on ka täna just juhtunud see päev. Küll on kurb, et siis tuleb seminar, tuleb juba igav, aga järsku on see tänane päev. Ei, päriselt. Kes sa oled? See on sinu keha. Kes sina oled? Mõtlesin, I'm lost. Täpselt. Ja inimesed ei saa sellest aru. Kes nad on? Nad on, mina ütlengi selle peale, nad on kõik võimsad loojad tegelikult. Nad on, Bob ütleb selle kohta spiritual beings, vaimsed olevused. See vaimsus on palju suurem kui meie füüsiline keha, sest mõttemaailm tegelikult eksisteerib väljaspoole meid. Ja siis mõtlesin ka, et mida sa nüüd ütled? Siis ta joonistas mul paberi peale. Sa oled vaimne olend, sul on olemas intellekt ehk arutlusvõime on meil olemas kõigil ja sul on füüsiline keha. Ja läbi selle, et sa millegist emotsionaalselt mõtled, sa seod vaimse poole ja füüsilise poole ära, sa liigud tegevusse.
kohe olin, siis ta ütles ka, et ja inimesed ei julge otsuseid teha. Ma arvan, et kõik oleme märkanud seda, et inimesed ei taha otsuseid teha. Ma teen seda siis, kui laps lõpetab kooli või lasteaia või siis, kui ma raha saan, siis ma lähen reisile ja ta ütles ka, et see ei käi nii. Ennem sa teed otsuse ja nüüd sa leiad vahendid. Mitte vastupidi, et ennem leian vahendid ja siis ma teen otsuse. Siis välise keskkond mõjutab siin otsuseid. Ma ütlesin, et jälle ma olen kadunud. Ta ütles, kui sa tahad midagi väga elus, ma arvan, me kõik oleme midagi väga tahtnud elus. On see siis telefon, korter, maja, auto, vahet ei ole. Meil ei ole olnud raha. Aga kuskilt ime läbi, kuna me seda väga tahtsime, me leidsime need vahendid. Et kui me midagi elus väga tahame, siis me oleme valmis tegutsema. Nii et Olesja, sinu jutu põhjal ongi, et inimesed, kallid inimesed, kes te vaatate, otsustage ära, hakake selle peale mõtlema, mida te tegelikult tahate. Võtke paberi ja pliiatsi, hakake üles kirjutama. Täna õhtu on väga imeline õhtu, täna ma ei tea, mis päev, täna on kolmapäev. Ja kirjutage üles, mida te tegelikult tahate, mitte seda, mida te arvate, et te tahate, mida te tegelikult tahate. Ärge mõelge selle peale, kuidas seda saada. Kuidas ei ole praegu tähtis. See on esimene samm fantaseerimisel. Ja kas ma võin siin natuke reklaami teha? Jaa, tee, muidugi. Siis esmaspäeval, see ei ole veel avalik isegi, see tuleb alles avalikuks täna õhtul umbes 6 paiku, tuleb mul täiesti tasuta webinar. Esmaspäev õhtul. Peab ära registreerima ja seal tuleb webinar ja teema ongi, et mis on siis kõigi asjade alguspunkt. Ma räägingi nagu natuke sellest Napoleon Hilli raamatust, mõned sammud taaskord inimestel tuletan meelde ja loomulikult ma tutvustan ka seda meistriklassi, mis mul algab siis 13. juuli, ma jäin praegu kuupäevad, nii palju sündmused päevade sassis on ja 13. juuli ma alustan nüüd tegelikult 13 nädalase meistriklassiga, kus siis võtmesõnaks ongi just 13 nädalal külluslikku elu. See ei ole ainult rahaline küllus, see on külluslik elu, suhted, tervis, kõik nagu. Inimesed küsivad, see pole võimalik 13 nädalal, on küll, kui sa teed seda, mida ma ütlen. See ongi see enesekindlus, et ma tean, kui Bob on seda materjali rakendanud, et aidata olümpiavõitjatel sündida, Emmide võitjatel, Oscari võitjatel, presidendiks saada inimestel, siis see töötab igal pool. Ja kui me rakendame seda infot, siis me saavutame tulemusi kergemini. Sest mina ei tea, mulle ei meeldi sõna raske töö. Andke mulle andeks. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mulle ei meeldi see sõna ja siis ma ütlengi, et ma tahan kergemini, lihtsamalt ja lõbusamalt. Sellepärast ma rakendangi teiste inimeste poolt omandatud teadmisi. See materjal, mida mina õpetan, vaata, see on minu välja töötatud, ma ei ole seda kokku pannud. Selle on kokku pannud Bob Proctor, tema meeskond. Mina olen selle omandanud, ise rakendanud ja näen tulemusi. Ja kui öeldakse, et vaata, mingis valdkonnas on palju inimesi, ma ei tea, turundajad on palju ja kinnisvaramaaklerid on palju ja coach on palju ja kõik hakkavad ju, et paare on palju ja ma ei saa teha paari, sest paare on nii palju ju. Aga kui see paari, kes mõtleb paari avamise peal, mõtleks, et mille poolest ma eristun teistest. Mis on see minu bränd või minu see pilt endast, mille järgi inimesed tulevad minu pärast. Ja siis sa saad edukas olla ükskõik milles. Mul on naisega hea näide, täpselt samad energiat kasutades kinnisvaratehingud lihtsalt mängleva kergusega toimud, siis kõik ütlevad, et see pole võimalik, mõtlesin, et on küll võimalik. Sest see on energia. Sa võid kodus istuda, mediteerida, teed oma töö ära, mis vaja teha arvutis on ja näiteks te teete, toon näite inimene, kes tegeleb müügiga, ta teeb internetis mingi postituse ja ta usub, et see töötab, ta paneb selle hea energia taha, ütleb, mul on nii hea meel, et see postitus töötab, inimesed tulevad minu juurde, võtavad minuga ühendust ja ostavad minu käest tooteid. Sa oled energia välja saanud, aga sa tegid ka tegevuse. Sa mitte ei istunud kodus ja mediteerinud. Enne sa tegid tegevuse juba hea energia, usub, et see toob tulemust. Nii et kõik on võimalik. Ja meil on nii tore olnud sinuga vestelda, nii et see aeg on lennanud poole tunni asemel juba tunni. Et me peame hakkama vaikselt otsi kokku võtma, kuigi nii põnev on. Ja ma arvan, et õpetuseks on tore kokku võtta sellega, et kõik on võimalik, eks ole. Absoluutselt kõik on võimalik. Minu suurim soov ongi inimestele hakake aru saama, et sinu maailm ei saa eksisteerida ilma, et sinu mõtted seda kogu aeg mõjutaksid. Ehk ükskõik, mida sa mõtled, sa kogu aeg mõjutad oma elu.
ja kui sa hakkad teadlikult mõtlema positiivseid mõtteid, hakkad visualiseerima lõpptulemust, siis see peab hakkama juhtuma. Seal ei ole teist valikut. Nii et aitäh, et te kutsusite mind siia ja tõesti me rääkisime poolest tunnist, nüüd saab täis tund aega, aga mul on olnud väga lõbus teiega ja eriti vahelduseks olla ka vastaspool, mitte ise intervjuusid teha, vaid olla intervjueeritav. Meil oli ka väga-väga põnev ja kindlasti leiaks meil teemasid, millest rääkida veel mitmeks tunniks, et me väga täname, et sa tulid ja loodame, et meie kuulajad võtavad siit enda jaoks mitte ainult teadmisi, mida nurka panna, vaid hakkavad ka vähemalt ühte ideed reaalselt elus kasutama ja aitäh sulle! Aga palun.